Vile on kahtlemata kõige huvitavam toode puidukoja tooteportfellis, kuna me ei tea ühtegi teist firmat Eestis, kes toodaks vilesid nii erinevaid, nii paljudest puuliikidest ja nii naturaalselt kui meie. Puit, mida me kasutame vilede tegemiseks, pärineb looduspuhastest kohtadest. Kõige suurem puiduannetaja on üks Läänemaa talu, kust tuleb enamik väärispuuliike ja ka osa pehmemast puidust. Enne kui puidust saab teha vile, peab teda kuivatama 2 aastat pööningul. Selle ajaga kuivab ta ära ja muutub ka tihkemaks. Seistes muutub puit alati paremaks, eriti väärispuuliigid. Nüüd hakkavad ekraanile ilmuma mõningad viled. Samal ajal kui näitan vilet, puhun ma ka seda, nii et te kuulete, mis hääl see vile teeb. See on kõige väiksem vile, toote nimetusega tillukevile. Seda on kõige lihtsam teha ja ta on ka kõige odavam. Hinnaks on tal vaid 50 senti. Seda nimetame me klassikaliseks vileks. Klassikalisi vilesid teeme me tavaliselt pehmemast puust. Pildil olev vile on kasepuust, mis on ka üks pehmemaid puuliike. See vile maksab 1 euro. See on suur vile. See on kõige parem lastele, kuna ta teeb mõnusat mahedat häält, mis ei aja närvi ja ta on ka suhteliselt raskesti katki hammustatav. Selline vile maksab 2 eurot. See on klassikaline linnuvile, mida ma teen tavaliselt kõvemalt puuliigist, kuna see auk seal peal on väga raskesti teostatav ettevõtmine. Pildil olev linnuvile on saarepuust ja sellise linnuvile hind on 1,5 eurot. Auku näpuga kattes muutub helitoon tunduvalt madalamaks. See on suur linnuvile. Ka sellised on tehtud kõvemast puuliigist, kuna nad on väga kõrgtehnoloogilised. Sellise vile hind on 2,5 eurot. See on tilluke, 2-toruline vile. Selliste tegemisest kasutan ma tavaliselt kõvemat puitu, nagu näiteks tamm, pihlakas, sarapuu, saar, vaher. Sellised viled on üsna kõrgtehnoloogilised, kuna need 2 auku seal sees on alla 5 mm jämedad ja nende tegemine nõuab põhjalikku vile tegemise teooria tundmist. Selliseid vilesid ma lastele ei soovita, kuna nad häirivad tugevalt lapsevanemaid ja võivad ka lapsele kulku kaduda. See on klassikaline 2-toruline vile. Ka see on tehtud kõvemast puuliigist. Augud, mis sinna puuritud, on juba mõnevõrra jämedamad ja suurem töömaht annab ka suurema võimsuse ja kindlasti ka suurema töökindluse. Selliseid vilesid soovitan ma eelkõige jahimeestele, kalastajatele ja ka seenelistele, kuna nemad peavad ühendust pidama üksteisega, et mitte ära eksida. Sellise vilekese hind on 2,5 eurot. See on suur 2-toruline vile. Selliseid teen ma tavaliselt pehmemast puust, kuna jämedamad augud ei nõua enam nii siledat auku. Selliste vilede auk on tavaliselt 12 mm jämedam. Pildil olev vile on kasepuust ja selle vile hind on 3,5 eurot. See on kalavile. See oli möödunud suvel kõige populaarsem toode, kuna ta on lihtsalt nii eripärane. Kalavilesid teeme tavaliselt kõvemast puust. Esimesel pildil on näha 2 auku. Parempoolne auk on toonimuutusauk, mis on ka linnuviledel. Teine sabapoolsem auk on mõeldud selle jaoks, et seda saaks nööri läbi panna. Nööriauk on ka kõigil teistel viledel peale kõige väiksema klassikalise vile. Kalavile on tavaliselt õlitatud või lakitud ja kalavile hind on 3 eurot. Selle toote nimetus on 2-toruline plokkvile. Selliseid vilesid tehakse nii, et tehakse palgist pakukesed ja pakukesed klotsikesteks. Nii saab toorikud, millesse puurida augud ja tehagi plokkviled. See pildil olev plokkvile on tehtud saarepuust ja sellise plokkvile hind on 3,5 eurot. See on 3-toruline plokkvile. Pildil olev vile on tehtud pärnast.
Pärn on eriti ilusa puiduga puu, eriti kui ta veel üle õlitada. Sellised viled annab juba ka häälestada. Tavaliselt häälestan ma sellised viled akordi peale, nii et neid puhudes tuleb 3 kõla. Sellise vile hind on 4,5 eurot. See on 4-toruline plokkvile. See on kõige rohkemate torudega veel mingil määral tootmises olev vile, mida küll ei eksisteeri palju varudes, kuid siiski olemas ta on. Pildil olev vile on tehtud tammepuust ja ka üle õlitatud kanepiõliga. Õlitada võib nii kanepiõli kui ka liinaõliga. Sellise vile hind on 6 eurot. Selle vilega mängisin ma ka video alguses. Sellel pildil on näha suuremaid plokkvilesid. Parempoolne on 7-toruline saarepuust ja vasakpoolne on vahtrapuust ja sellel on 8 toru. Need 2 vile on tehtud katseks lihtsalt, et vaadata, kui palju õnnestub torusid ühte klotsi mahutada. Need mõlemad viled hakkasid küll tööle, kuid nad eriti head häält ei teinud. Need oleme juba maha müünud. Mõlema vile hinnaks oli 15 eurot. Ja kunagi kavatsen ma hakata tegema vilesid ka laudmaterjalist, seega võib need torusid veel juurdegi tulla. Suur tänu, et vaatasite õpilasfirma Puidukoda reklaamvideot. Kõiki vilesid, mida te siin nägite, on võimalik ka tellida ja enamikest neist on ka laovaru täiesti olemas. Kui soovite anda edasi mõne huvitava ettepaneku, tellimuse või näiteks annetada mõne puutüve õpilasfirma hüvanguks, siis võite helistada Puidukoja meistrile, Daniel Rahuvarmile. Tema number on 533 409 71. Tema vastab ka kõigile küsimustele, mis on seotud toodetega. Kui sellest videost veel vähe oli, siis minge ka meie veebiaadressile pulk.weebli.com. Sealt leiate palju huvitavat informatsiooni ja ka muud tooted, nagu näiteks võtmehoidjad ja helmed. Eritellimuse peale võib teha ka ükskõik mida saab teha peenpuidust.